Tervituspoliitika huvilised. Täna kassidest ei räägi. Täna räägime uudistest. Eestis on viimasel 4 või 3 nädalal olnud terve rida uudiseid, mis peavoolumeedia käsitluse järgi justkui polegi uudised. Ja need kontrasteeruvad väga teravalt sellega, kuidas peavoolumeedia näiteks EKRE-t käsitleb. Ma toon need ette teile. No natuke räägitakse, aga mitte päris palju sellest Isamaa nimekirjas kandideerivast YouTuberist, kes lõbutseb erinevate klippide peal plaaniga kellelegi pumpüssiga kuklalaske teha või muid taolisi asju. Mõtleme, räägitakse, aga no ei ole suur skandaal. Paneme siia korraks kõrvale näiteks seda, kuidas meedia käsitles seda, kuidas näiteks Mardil oli seljas pintsak, mis kindlalt andis ära, et ta on nats. Sest et pintsaku selja peal oli selline vanamueline põõn. Või sellest, kuidas meie siin 10 aastat tagasi Riigikokku saanuna saime päevast päeva, nädalast nädalasse sõimata selle eest, et keegi oli kunagi koolipõlves arutlenud Hitleri majanduspoliitika üle jälle. Kõik me teadsime, et me oleme natsid ja kogu Eesti avalikkus pidi selle üle kinnitama. Aga Isamaa nimekirjas kandideeriv inimene võib igasugust asja suust välja ajada ja selline hoiak meedias on, et sai veidi müratud. Teine näide, kuidas on käsitletud või peaaegu jäetud käsitlemata hiiglaslikud miljardid, mille kohta Riigikontroll ütleb mustvalgel oma hinnangul, et riigikaitse raha on läinud musta auku. Jah, natuke pidi seletama siin Hanno Pevkur, et asjad ei ole päris nii. Jah, need asjad on olnud halvasti juba aastast aastasse. Jah, kogu aeg on lubatud, et läheb paremaks, aga raha voolab järjest rohkem peale ja järjest rohkem ka vasakule, aga ei ole skandaali. Mis me siin nüüd ikka nokime? Need on ainult miljardid. Ega siis automaksust ja käibemaksu tõusust ja tulumaksu tõusust ja aktsiisimaksu tõusust ja maamaksu tõusust ju tuleb raha riigieelarvesse peale, riik peab ju kuskilt raha saama. Ja raha on riigil vaja sellepärast, et meil on vaja riigikaitset edendada. Ja mis siis, et riigikaitsesse minev raha ei lähegi sihtotstarbeliselt, ei saa selle vastu midagi, mida oleks nagu oodanud või lubatud. Aga liigume edasi, teemat pole, räägime parem jalgrattateedest või ma ei tea millestki muust. 3. näide. Ikkagi järjest rohkem ja rohkem tuleb välja seda, missugune võrgustik oli seotud Lehtme petuskeemiga. Järjest rohkem ja rohkem saab selgeks, et kogu selle MTÜ juhatus ja kogu selle MTÜ järelevalveorganid teadsid ja lausa osalesid. Nüüd on meil tulnud uudised selle kohta, et Ilmar Raag võttis seljakotiga sularaha ja tõi Eestisse ilmselt ikkagi siis seda sama raha, mille Lehtme oli Eestis pisaratega kokku korjanud, et ukrainlasi aidata. See raha korjati Eestis kokku, pandi Ukrainas seljakotti ja toodi sularahas Eestisse tagasi. Mis sellega edasi sai või kelle kätte see sai või kuidas see üldse võimalik on? Ei huvita suurt meediat. Ei küsita ikkagi. Oleks samasugune huvi selle raha vastu, nagu näiteks on meedial siis, kui ta küsib kas või seda, et miks EKRE-l on esitamata õigeks päevaks ERJK-le aruanne või kas või seda, kuidas ikkagi Eesti maksumaksja jäi vaesemaks, kui Martin Helme rahandusministrina palkas Louis Freeh, et rahapesu uurida. Nüüd on meil justkui rahapesu tunnustega kaasus. Eestis petetakse inimestelt raha välja, Ukrainas võetakse sularahas välja. Ilmar Raag toob selle seljakotiga Eestisse ja ei huvita, ei ole teema, ei eruta ajakirjandust, ei eruta. Mitte keegi ei küsi Lavly Perlingult, endiselt peaprokurörilt, kes oli sel ajal peaprokurör, kui Eestis toimus kõige suurem rahapesu üldse Euroopa ajaloos. Mitte keegi ei küsi, et kuule Lavly, miks Ilmar Raag on sul kandidaat kohalikel valimistel? Ja mis värk sellega on? Lavly, et kas see on sinu meelest eetiline? Kas see on nagu normaalne uus värske poliitika, mida te siin pakute, kui te panete kandideerima inimese, kes tassib Ukrainast sularaha Eestisse, mis on saadud Eestist pettusega? Kedagi ei huvita. Ei räägita lihtsalt, ei võta vedu see teema. Ja võib-olla 4. teema, mis on veidi teisest ooperist, aga vajaks ka siiski katmist. Charlie Kirk tapeti Ameerikas ära. See on, ma väidaks, et sajandi poliitmõrv Ameerikas. Kindlasti samas kaalukategoorias, kui oli Kennedy mõrv või Martin Luther Kingi mõrv
muudab Ameerika ühiskonna dünaamikat väga-väga olulisel moel ja paljastab terve hulga selliseid ühiskondlikke patoloogiaid, mis on juba tükk aega kobrutanud seal ja mõjutab tervet maailma. Kindlasti mõjutab ka Eestit. Sellele mõrvale reageerisid vasakäärmuslased nii Ameerikas kui Euroopas kui Eestis juubeldustega, teemonlike rõõmustustega. Ka Eestis on neid inimesi, kes kilkasid rõõmust. Nad töötavad ju Päevalehe toimetuses ja kirjutavad Päevalehe juhtkirjasid, kuidas oligi paras, peaaegu, et oligi paras, ta oli selle ise välja teeninud. Inimene, kelle kogu elutöö seisnes selles, et loobume vägivaldsest vastandumisest ja peame argumenteeritud debatti, kus me üksteist prüüame veenda selles, et ka teistmoodi võib asjadele näha ja ka teistmoodi on võimalik mõelda nendest asjadest, lasti maha selle eest. Kogu maailma avalikkuse ees lasti maha selle eest, et ta püüdis vähendada ühiskondlikku vihkamist ja suurendada ühiskondlikku mõistmist. Ja mida räägivad Eesti vasakpoolsed ja Ameerika vasakpoolsed? Paraselt maha lasti, ta õhutas vihkamist. Ja jälle skandaali ei ole. Nüüd tuletame meelde, mismoodi on jälle Päevaleht, Delfi, ERR, Postimees näägutanud EKRE kallal, kuidas meie õhutame vihkamist ja viha ja kuidas selle eest tuleks tegelikult meilt võtta saadikupuutumatus ära ja vangi panna. Nüüd me näeme päris vihkamise õhutamist, päris viha, päris verejanu ja näeme ka päris tagajärge sellele verejanule. Inimene tapeti ära. Ja mida teeb vasakmeedia? Propagandameedia kehitab õlgu ja ütleb, et said, mis tahtsid. Olge ettevaatlikud, edaspidi järgi lõugu laksutage. Teie olete meist eri arvamusel ja selle eest võib teid tappa. Siinkohas on väga hea tsitaat Voxi presidendit, Hispaania konservatiivselt rahvuslikult erakonnalt patriootide erakonna liige ka, üle-euroopalise patriootide erakonna liige, Voxi juht Santiago Abascal, kes ütles, et nad ei tapa meid mitte sellepärast, et me oleme fašistid. Nad nimetavad meid fašistideks selle jaoks, et saaks meid tappa. Ja täpselt seda me näeme Eestis ka. Nüüd, kuidas sellele reageerida? Ma ikka kutsun kõiki inimesi üles, ärge minge Delfi portaali, ärge minge ka Postimehe portaali, ärge lugege ERR-i. Teie ajusid lihtsalt puuderdatakse seal. Teile valetatakse seal hommikust õhtuni ja kui ei valetata, siis jäetakse lihtsalt rääkimata see, mis päriselt toimub, mis päriselt oluline on. Tasub ikkagi tulla siia TikToki kanalile, kuulata, mida räägivad inimesed, kes maailma asjadest midagi aru saavad. Tasub lugeda uusi uudiseid, tasub vaadata ja kuulata meie saateid, muuhulgas räägime asjast. Ärge laske ennast selle õõvastava, vihkajaliku, valeliku propaganda poolt eksiteele viia.